Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Räägime edasi meele uuendamisest. Aga täna me hakkame konkreetsemalt tegelema sükse teemaga, kuidas olla hirmust vaba. Ja üks sükene huvitav fakt, et eestikeelses piiblis on selline fraas nagu ära karda vähemalt 63 korda. Wow. Nüüd, see on suhteliselt palju tegelikult. Ja. Ja kui Jumal midagi nii palju kordi ütleb, siis ma arvan, et äkki me peaksime sellele pihta saama. Oh, ja. Et nagu öeldakse, Jumal tahab, et me võiksime olla hirmust vabad. Ja. Nüüd, inimesed, võtleme ka just eriti vahest isegi kristlased, lihtsalt lasevad hirmul oma elus vahest olla. Ja lihtsalt taluvad seda ja mõtlevad, et see on lihtsalt lahutamatu osa meie elust. Ja nad isegi kasutavad sükest väljendit, ma kardan ja ma kardan ja ükses väga vales kontekstis tegelikult, et nagu kui Jumal ütleb, et me ei peaks kartma, siis me ei peaks kartma ja kogu lugu sellega. Nii et see on üks süke asi, millega me peame nii-öelda tegelema selle asja enda jaoks Jumala sõnast lähtuvalt paika panema. Ja, me peame tegelema, sest me peame aru saama lihtsalt, me peame jõudma selle arusaamiseni, et see on midagi, mida Jumal ei taha meie ellu. Amen. Ja me peame sellega tegelema absoluutselt. Ja kui me loeme jälle 3. Johannese kirja 1. peatükis ja 2. salmis, ta ütleb, armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks. See on Jumala tahe. See on Jumala tahe meile kõigile, et meil kõigis asjus käiks käsi hästi. Amen. Me peame seda uskuma, sest et Jumal on seda meile pakkumas nii-öelda, see on tema tahe. Ja ta ütleb, ja sa oleksid terve, see on ka Jumala tahe. Et me käsi käiks hästi kõigis asjus ja me oleksime terved. Ja ütleb, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Või nagu me oleme toonud selle laiendatud tõlkes, et nõnda nagu su hing on ka jõukas. Aga me loeme ka edasi. 3. salm ütleb, ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Nüüd, mis me siit näeme? Me näeme seda, et mis on Jumala tahe, eks ole, et me käsi käiks hästi, et me oleksime terved, et me elaksime head elu. Amen. Jumal tahab, et me elaksime head elu. Jumal tahab, et me elaksime elu, kus me oleme terved, kus me oleme rahus, kus meil on kõik meie vajadused täidetud, kus me oleme kordaminekus ja soosingus. See on Jumala tahe kõigile meile. Ja nüüd jälle mõni inimene, nagu isegi kristlased, nad usuvad isegi, et Jumal ei hooli nendest asjadest ja see, et mul on kogu aeg kuidagi puudus ja see, et ma olen ikkagi haige aeg-ajalt ja kui ikka see gripi hooaeg on, et siis ma olen ikkagi jälle maas, eks ole, ja köhin ja nohu on ja mis iganes veel, et kuidagi see oleks nagu okei ja et Jumalal kuidagi ei lähe see korda või siis see kristlane usub valet. Ja. Sest et see läheb Jumalale väga korda ja ta ei taha, et me oleksime mitte mingisuguse negatiivse asja all, sest et tegelikult see on kõik osa needusest. Ja Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. See tähendab seda, et see on Jumala tahe. Jeesus maksis tohutu hinna, et me võiks olla kõigest sellest jamast vaba, absoluutselt vaba. Nii et Jumal tahab, et meie käsi käiks kõikides asjades hästi ja me oleksime terved. Ja ka jälle, aga kuidas me saame sellesse? Ta ütlebki selle, et me käime tões. Amen. See, kui me oleme rääkinud siin mitu saadet juba, see, et me peaksime võtma Jumala sõna, me peaksime Jumala sõna peale mõtlema, me peaksime Jumala sõna panema oma suhu. Ja see on tegelikult see, mis tagab meile selle õnnistatud ja hea elu, kus tõesti me käsi käib kõigis asjus hästi. Amen. Kõigis asjus käib hästi. Nii et see ei ole Jumala tahe, et meil kuskilgi mingis elualas või mingis asjas ei käi käsi hästi. Või et meil asjad lähevad jamast ja ei tule välja ja mis iganes. Ei, see ei ole kunagi Jumala tahe. Kunagi ei ole see Jumala tahe. Tema tahab meile head elu. Ja jälle, kui Jeesus, ta ise räägib seda ka Johannese evangeeliumis, et kurat on tulnud, et tappa, et hävitada, et varastada
see on selleks, milleks kurat teeb tööd nii-öelda ja näeb vaeva. Et varastada ka kristlastelt, varastada meilt rahu, varastada meilt rõõmu, varastada meilt tervist, varastada meie varustust. See on see, mida tema on tegemas. Aga Jeesus ütleb, aga mina olen tulnud, mille jaoks Jeesus sa tulid, et anda teile elu ja seda kõike ülirohkesti. Mida kõike ülirohkesti? Seda elu, seda head. Nii et kui meie elus on asjad, mis ei ole head, mis ei ole positiivsed, ongi, seal on hirm ja seal on kartus ja seal on ärevus ja seal on haigused ja seal on puudus. Nüüd, see ei ole Jumalast. See ei ole Jumalast ja me peame jõudma sellesse kohta, kus me saame aru, kus me oleme nendel asjadel lasknud tulla. Ja tihti ongi just see, et me tegelikult ei ole uskunud Jumala sõna. Võtame Jumala sõna, paneme selle oma südamesse, oma mõtetesse, oma suhu ja nüüd tegelikult jälle see iseenesest, see pühib meist välja ka selle hirmu ja kõik, sest et nüüd Jumala rahu tuleb meile. Kui meil on rahu, me ei karda. Me võime julgelt elada ja me võime julgelt teada, et Jumal tahab meile ainult häid asju. Ta on hea isa. Ta ei taha, et me oleksime hirmu ja kartuse all. Ja kui me vaatame 2. Timoteuse kirja 1. peatüki ja 7. salm, ta ütleb, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu. Ta ei ole, vaid ta on andnud meile siis väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. See on see, mida Jumal on meile andnud. Amen. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu või siis selle vaimu, et me peaksime kartma. Ja kui ma Rooma kirjas, ta ütlebki Rooma kirja 8. peatükk ja salm 15, ta ütleb, sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma. Vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba, isa. Nüüd lapsepõlve vaim, see tähendab seda, et Jumal on meid lapsendanud. Amen. Ta on teinud meid enda omaks, ta on teinud meid enda lasteks. Ja nüüd me ei ole enam selle orjapõlve all, kus me enne olime. See tähendab seda, et te peaksite jälle kartma. See tähendab seda, et kui inimene on hirmu all või ta kardab või on isegi ärevus lihtsalt, see tegelikult on midagi, mis on orjus, see on orjapõlv. Amen. See on midagi, mis meid orjastab, see on midagi, mis meid hoiab kammitsas ja hoiab meid kinni. Jumal on tulnud, Jeesus on tulnud, et anda meile elu ja kõike seda head, ülirohkesti, mitte isegi natukene, vaid ülirohkesti. Ja me peame hakkama mõtlema selle Jumala sõna peale, mis toodab meis usku. Sest et kui meil ei ole usku, me ei saa nendest asjadest kinni haarata. Aga kui me hakkame mõtlema Jumala sõna peale, Jumala sõna toodab meis usku. Ja kui me räägime Jumala sõna, nüüd me saame haarata kinni nendest headest asjadest, mis juba Jumal on meie omaks tegelikult teinud. Aga me peame neist kinni haarama usu läbi. Nii et mida me mõtleme, mida me räägime, see ei ole tühine asi, see on ülioluline, kui me tahame elada vaba hirmust, vaba kartusest, täies rahus, täies edus. Amen. Nüüd me peame selle muudatuse tegema. Amen. Nüüd üks ala, millest inimesed on harjunud, on hirm surma ees. Ja. Nüüd ma loen Hebra kirja 2. peatükist ja 14. salmist ja see ütleb niimoodi, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartuses olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Yeah. Nüüd me näeme seda, et tegelikult väga paljud hirmud jooksevad just selle sama hirmu juurde kokku. Yeah. Ja tegelikult, kui me nagu ütleme, ma arvan, et kui me oleme kokku saanud kas või oma sugulastega, et kui osa sugulastest võib-olla isegi ei ole kristlased näiteks, siis surmateemat ei räägita kunagi. Seda peetakse nii sobimatuks ja teemaks, millest me ei räägi. Ja seda arvatakse, et see lihtsalt on see komme või mis iganes. Tegelikult see on hirm. See on hirm surma ees, sest inimesed ei tea, mis sünnib, ei tea, mis toimub pärast seda, kui inimene lahkub. Ja meie kristlasena teame. Ja see ongi see, mis ta ütleb, et meid on vabastatud sellest orjapõlvest. Amen. See näeb seda, et mõni ütleb, et ei tea, mis minuga juhtub ja mis sinuga juhtub. Taevasse lähed.
Lähed Jeesuse juurde ja kõik on hästi. Sinuga on kõik hästi. Ja tegelikult üldse see surmateema on siuke asi, et väga paljud isegi kristlased ei ole seda selgeks teinud. Nad on tohutus ahastuses ja depressioonis sellepärast, kui keegi nende lähedane lahkus ja läks taevasse. Ta oli oma elu andnud Jeesusele. Me saame aru, et meil on kurvastus, me oleme lahutud temast, aga me oleme ajutiselt lahutud. Sest et me kohtume temaga taas ja see inimene ei ole ainult minu minevikus, ma oleks saanud veel seda teha ja miks me seda ei saanud veel teha ja inimesed on kurvastuses ja depressioonis sellest ja löödud ja leinavad kuude viisi või isegi vahest isegi aastate viisi selle pärast. See ei ole see, mismoodi see asi peaks toimuma. Jah, mingisugune kurvastus on teatud omas kohas või okei, aga see ei peaks kestma, kes teab kui kaua. Ja ühel päeval sa kohtad temaga taas. Sest me oleme vabastatud surmakartusest. Nüüd ka sellega seoses tulevad teised nii-öelda kartused. Ütleme, inimene läheb hästi kõrge hoone kuskil üles, võib-olla mingi torni, vaatab sealt torla, oi kui hirmus. Oot, mis jaoks ta hirmus on? Sellepärast, et ta kardab, et kui ta peaks alla sealt kukkuma, ta saab surma ja tal on harjumus surma karta. Nüüd sa ei pea lollusi tegema ja rumalusi tegema, sinna ronima kuskile minema või selle torni otsa sellise kohta, kus sa võiks kukkuda alla. Aga iva on selles, et me ei peaks tundma mitte mingit hirmu, ei kõrgust ees. Mõni kardab, ma ei tea, pimedust. Miks inimene peaks pimedust kardma? Nagu öeldakse, jällegi see on seotud tegelikult ja sama surmakartusega, et äkki midagi juhtub, ma ei tea, mis iganes, mõni on vaadanud mingeid õudusfilme või mida iganes. Või mõni kardab hiiri või ämblikke. Nüüd, miks see pärast? Nüüd see hiir tapab sind ära või? Ja kui ta peakski isegi saama seda teha, siis jällegi sinuga ei juhtu midagi. Me peame sellist tüüpi hirmudega tegelema. Ja vahest neid peetakse nagu loomulikuks osaks, et nagu millegi pärast arvatakse, et naisterahvad enamasti siis kardavad neid elukaid või midagi taolist. Nüüd me peame stopi panema. Nüüd sa ei pea nautima neid elukaid, kui nad sulle just parasjagu ei meeldi. Kas hiired või ämblikud või mingid muud siuksed või maod või ussid. Me saame aru, seal on muidugi teatud ohumoment, mille me peame targad selle koha pealt, ütleme, kui on siuke mürgine madu. Aga sellegi poolest me ei peaks olema hirmu all nende elukate suhtes, sest et me oleme vabastatud surmakartusest. Ja see on üks väga selge ja väga konkreetne asi. Nüüd loen veel ühe kirjakoha, mis räägib ühest hoopis teisest alast, aga see on ka sellega seotud tegelikult. Jällegi, see on Mattuse 24:3 ja Jeesus räägib siin. Ja kui ta õlimäel istus, astusid jüngrid tema juurde isepäinis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise maailma ajastu lõpetuse tunnus. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita. Sest paljud tulevad minu nimel ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Katsuge, et te ei ehmuks. Nüüd mõned tõlked tõlgivad ka, vaadake, et ei ole hirmutatud. Tähendab, et see on meie otsustada. Me saame kuulma sõdadest ja sõnumeid sõjast. Ja see on pidevalt. Inimesed, kes vaatavad nagu liiga palju uudiseid, need kogu aeg sellest kuulevad. Ja mis nad lasevad? Nad lasevad sellega sageli sellel hirmul tulla oma ellu. Aga äkki meile tuleb ka see, äkki meile juhtub ka see, mis iganes. Jeesus ütles, et me peame hoolitsema selle vastu, et me ei lase hirmul tulla oma ellu. Kui mingid asjad peaks juhtuma, Jumal on see, kes on meie kaitsja ja meie abimees. Ja siis ta ütleb, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Nüüd see on ka vahest, mõned inimesed ütlevad, me kuuleme nendest sõdadest, varsti kohe on ots käes. Ta ei ütle, et ots on veel käes. Need asjad saavad sündima. Ja siis ütleb, et sest rahvas tõuseb rahva vastu, kuningriigi vastu ja nälga ja maavärimesi on paiguti, aga see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse, teid tapetakse, te olete kõigi rahvaste all minu nime pärast. Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid ja üleskohus läheb väga rõimsaks, jaheneb paljude armastus, aga kes otsani vastu peab, see pääseb ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Aga kogu selle asja käigus üks oluline element, vaadake, et te ei
lase hirmul tulla oma ellu. Selliseid erinevaid keerulisi asju saab juhtuma ja see nimekiri ei ole võib-olla väga sümpaatne oma olemuselt, aga Jumal ütleb seda, et me peaksime olema hirmust vaba ka selliste asjade keskel, kui need asjad toimuvad, kui need asjad sünnivad meie ümber, sest Jumal on meil vabastanud hirmust. Amen. Ta on meid vabastanud täielikult ja hirm, me peame suhtuma hirmu nagu mis iganes pattu tegelikult. Me peame sellele vastu seisma. Me peame nägema, et see tegelikult on midagi väga negatiivset, mis on tulnud, et hävitada ja varastada midagi meie elust tegelikult. Ja kui me hakkame hirmu õieti nägema, siis me hakkame ka sellega õieti ümber käima. Ja me näeme tegelikult häid tulemusi oma elus. Ma loen Matteuse evangeeliumist ja 14. peatükist ühe loo. Amen. See on see lugu, kus siis Peetrus käib vee peal ja salmist 22. Ja ütleb, et ja seda maid sundis Jeesus oma jüngrid astuma paati ja sõitma tema eele teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Kui ta siis rahva oli lasknud minema, läks ta ise üles mäele üksipeenis palvetama. Nüüd Jeesus oli palvetaja. Amen. Ja kui Jeesus sai aru, et tal on vaja palvetada, siis meil on vaja palvetada. Ja ta ütleb, ja õhtu tulles oli ta üksinda seal samas. Aga paat oli juba palju vagusi maad kaldast eemal ja oli hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Nüüd seal oli tuul ja seal olid lained. Amen. Ja Jeesus tuli kõndides merel. Ja ta ütleb, ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivat, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu pärast. Ja me saame aru, et Jeesuse jüngrid olid praktiliselt kõik olid vanad kalamehed. Ja nüüd need kalamehed ei olnud mingisugused õlekõrred, eks ole, nad olid musklites mehed. Sest et see tol ajal ei olnud ju mingisugused masinad ega midagi, nad pidid oma toore jõuga nii-öelda tõmbama neid kalu täis võrkusid, eks ole, paati ja mis iganes veel ja nii-öelda aerutama ja see nõudis jõudu. Ja nad ei olnud mingisugused siuksed lahjad mehed, nad olid väga lihastes mehed arvatavasti. Suured, tugevad meremehed kisendavad hirmu pärast. Nüüd me näeme seda, mis tegelikult ka, et hirm on midagi ja miks Piibel ütleb, et hirm on vaim? Sest et see on midagi, mis tegelikult mõjutab meid, et me hakkame tegema lolle asju. Ja. Hirm ei ole üldse nagu, ta ei ole isegi loogiline või inimene võib hakata tegema asju, mida ta tavaliselt ei teeks. Aga nüüd, kui ta tunneb seda hirmutunnet, nüüd ta võib hakata reageerima asjadele ja tegema asju, mida ta kunagi ei teeks ja mis on isegi väga rumalad. Nüüd nemad siin hakkasid kisendama hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. See on alati Jumala esimene reaktsioon sellele, kui tema lapsed nii-öelda peaksid nagu võtma vastu hirmu või kartust. Ta ütleb kohe, olge julged, ärge kartke. Ärge kartke. Miks? Sest et muidu see hirm, see hirm lükkab nagu Jumalat meist eemal. Ta ei lase nüüd tegelikult meie heaks töötada või tegutseda. Ja Jumal sellepärast on väga kogu aeg korrutab seda, ärge kartke, olge julged, et me ei blokeeriks teda ära. Ja ta ütleb, ja Peetrus kostis temale ja ütles, issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Ja tema ütles, tule. Nüüd, see, et Jeesus ütles selle tule, nüüd mis see on Jumala sõna Peetrusele. Amen. Ja nüüd, kui inimene usub seda Jumala sõna, mis Jumal talle annab, selles kontekstis see oli lihtsalt üks sõna, tule. Ja ta ütleb, ja Peetrus astus paadist välja ja kõndis vee peal. Kuidas ta sai seda teha? Sest ta uskus seda sõna, mis Jeesus talle ütles. Amen. See sõna, mida me usume, on see, mis kannab meid. Amen. Igas olukorras. See kandis Peetrust isegi vee peal. Ja ta tuli Jeesuse juurde. Me näeme, et ta tegelikult kõndis vee peal mingi distantsi. Ja nüüd kuskil seal ta ütleb, aga nähes ja inglise keeles toob ka välja ja tundes tugevat tuult, lõi ta kartma
ja hakkas vajuma. Nüüd, mis siin toimub, see on see, et ta on tegelikult kõndimas usus Jumala sõna peale. Amen. Ta on kõndimas üleloomulikkuses. Ta on kõndimas vee peal. Ta teeb midagi, mis ei ole võimalik loomulikus nii-öelda maailmas. Aga midagi nüüd toimub siin vahepeal. See, et ta nüüd pöörab oma tähelepanu Jeesuse pealt millelegi muule. Ta pöörab oma tähelepanu, sest ta ütleb, aga nähes, siis eesti keeles ütleb tuult. Ja inglise keeles ütleb ka ja tundes tugevat tuult. See on see, et ta pöörab oma tähelepanu tegelikult nüüd viie meele poole. See, mida ta näeb, see, mida ta tunneb, see, mida ta kogeb ja mida see toodab ja ta hakkas vajuma. Nüüd ta tegelikult, nüüd see usk enam ei kanna teda. Ta hakkab vajuma. Ja. Miks? Sest ta pööras tähelepanu Jeesuse pealt viie meele peale. Ja see on see, mida me tahame, et see jõuaks meile kõigile kohale, et me ei saa usus nagu kõndida, kui me tähelepanu viie meele peal. Miks ta ütleb, et vaadake selle Jeesuse peale, oma usu alustaja ja täidesaatja peale. Miks? Sellepärast, et see on ainus asi, mis meid kannab. Kui me tähelepanu on Jumala peal ja Jumala sõna peal. Ja me näeme siin väga hästi, et Peetrus hakkas vajuma siis, kui ta pööras oma tähelepanu vale koha peale. Ja mis siis juhtub? Ta ütleb, kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Nüüd me näeme seda, et Jeesus ei olnud tegelikult rahul. Amen. Nende asjade käiguga. Aga ta haaras ikkagi temast kinni ja ta aitas ta ülesse. Ta ei lasknud tal vajuda. Jumal tuleb alati meile appi, kui me hüüame tema poole. Alati. Jeesus ei olnud niimoodi, et miks sul ei ole usku, see nõdra usuline, miks sa ja lihtsalt laseb tal vajuda. Ta kõigepealt aitab ta sellest olukorrast välja ja nüüd ta tegelikult põhimõtteliselt nagu korrigeerib teda. Miks sa kahtlesid? Mis näitab meile seda, et Peetrus tegelikult ta valis selle, et kahelda. Ta ei oleks pidanud kahtlema, sest muidu Jeesus ei ütleks niimoodi, miks sa kahtlesid. Järelikult tal oli valik ka mitte kahelda. Amen. Tal oli valik minna rahulikult kuni Jeesuseni ja minna Jeesusega koos paati tagasi. Aga ta seal vahepeal kuskil pööras oma tähelepanu valade asjade peale ja ta hakkas vajuma. Ja ütleb, ja nad astusid paati ja tuul rauges. Nüüd jälle, nad astusid paati ja tuul rauges. Amen. Jeesus, nii-öelda, tema kõnnib täies meelevallas kõikide asjade üle ja tegelikult Jumal on määranud, et meie elame täpselt samamoodi. Amen. Aga see võib toimuda, kui me hoiame oma tähelepanu õigetel asjadel, kui me ei karda, kui me ei lase hirmul tulla, kui me hoiame kinni Jumala sõnast, kui me tegutseme Jumala sõna peal. Ja ütleb, siis paadis olijad tulid ja kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Nüüd, mida see lugu meile õpetab? Ongi igas olukorras, igas situatsioonis paneme tähele, kus on meie tähelepanu. Amen. Absoluutselt igas asjas. Kas meie tähelepanu on viie meele peal, kas meie tähelepanu on selle peal, mis toimub meie ümber, mida me kuuleme, mis teised räägivad, mida me näeme. Ja jälle, kristlased liiga palju toituvad televisioonist. Sest et see, mida me vaatame, see mõjutab meid. See, mida me kuulame, see mõjutab meid. Ja kui me pidevalt laseme oma kõrvadest ja silmadest sisse uskmatust tegelikult ja seda negatiivsust, siis see mõjutab meid. Nüüd meie usk lööb kõikuma ja me hakkame vajuma ja me ei saa enam neid tulemusi, mida me tahame. Me peame hoidma oma tähelepanu Jumala sõna peal, sest see on see kindel alus, see on see kalju, mille peale me võime toetuda ja ehitada oma elu. Ja kui me seda teeme, nüüd rahu valitseb meie südames. Amen. Rahu on meie südames, sest et me ei pööra tähelepanu nendele asjadele, mida me näeme, kuuleme ja kogeme, vaid me pöörame tähelepanu Jumala sõnale ja Jumal tõotab meile, et tema rahu nüüd valitseb meie südames. Ja see on see, mida me kõik tahame ja igatseme. Nii et paneme tähele, kus on meie tähelepanu, millele me pöörame oma tähelepanu, sest jälle see on meie meelevallas. Mina saan pöörata oma tähelepanu olukordadele, mina saan pöörata tähelepanu sellele, mida teised inimesed räägivad, mis iganes muudele asjadele, aga ma saan ka kontrollida seda iseennast ja pöörata oma tähelepanu Jumala sõnale. Amen. Ja saada need tulemused ja need lahendused, mida Jumal mulle pakub. Amen.
nüüd ma võtan ühe väga tuntud laulu ja ma arvan, et väga paljud kristlased on lugenud laulu 23. ja, Aga siin on päris palju huvitavaid asju sees ja just seoses hirmu teemaga. Ja ma loen selle laulu kogu ulatuses ette ja see ütleb niimoodi siis. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele ta saadab mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su sauned trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. ja, Nüüd, kui ma alustan siit samast algusest, Taavet väga võimalik, et kui ta kirjutas selle laulu, ta võis olla kuskil karjane. Ta võis vaadata loomade peale ja Jumal, nagu öeldakse, näitas talle seda võrdpilti. Ja nüüd ta ütleb, et Jehova on mu karjane ja ta ütleb ühe väga olulise fraasi. Ta ütleb, mul pole millestki puudust. ja, Need tõlked ütlevad veel ka, et mul ei ole puudu mitte ühestki heast asjast. ja, Väga palju erinevaid asju, ta ütleb mitte millestki. See tähendab seda, et mul ei ole ei tervisest puudu, mul ei ole ei materiaalsetest asjadest puudu, mul ei ole rõõmust puudu, mitte millestki pole puudu. Mõni vahest ütleb, et kuule, aga see laul vist räägib sellest, mismoodi meil saavad asjad taevas olema. Nüüd siin tagapool on see, et ta katab meile laua meie vastaste silma. Nüüd vastased ei saa olema taevas. ja, amen. Ja ta ei räägi siin inimestest, niivõrd ta räägib ilmselgelt teie kontekstis tänasel päeval ka kuradist. Aga nii et see räägib tegelikult tänasest päevast siin maa peal. Ja Jumal tahab, et meil ei oleks mitte millestki puudust siin tänasel maa peal selles elus. Amen. Ja siis ta räägib, et ta paneb meid haljale aasele lebama ja hingamisveele. See tähendab seda, see räägib rahust tegelikult. ja, Saadab ta mind. Ja tema kosutab mu hinge. Me näeme väga palju just hingeala on ka siin välja toodud. Ja juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ja kui ma kõnniksin surmavarju orus, ütleb, ei karda ma kurja. ja, Nüüd see kõik eelnev on väga oluline. Miks Taavet ütleb, ma ei karda? Sest Jehova on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Ta toetub Jumala peale ja ta teab, et Jumal hoolitseb tema eest ja sellepärast tema otsustab mitte karta. Nüüd see on nüüd seoses hirmuga üks väga oluline element. Meie otsustame, kas me laseme hirmul olla oma elus ja meie otsustame, kas me nii-öelda tõstame selle välja oma elust. See on meie valik ja Taavet ütleb väga selgelt, mina otsustan, et ma ei karda kurja. Kui ma selle nagu isegi natuke ümber sõnastan, sest et ta ütleb just selles kontekstis, et isegi kui ma kõnniksin surmavarju orus, kui isegi kui ma kõnnin läbi väga keerukate, raskete olukordade, me võiksime öelda, ma ei karda, ma otsustan karta. Ta ütleb, sest sina oled minuga, just Jumal on meie tugevus ja see on üks asi, vahest mõned inimesed isegi paluvad sükest asja, hakkavad näiteks autoga sõitma. Jumal, ole täna meiega. Nüüd ma ütleksin, kas Jumal on äkki valetajaks vahepeal muutunud, kui ta ütles, et nagu öeldakse, ta on sinuga. Ta ei ole vahepeal minema läinud. Ta on ütelnud, ma ei hülga ega jäta sind maha. Ta ei läinud vahepeal minema. Ta ei pea uuesti autosõidu ajal sinu juurde tagasi tulema, et sinu auto eest hoolitseda või midagi taolist. Ta on sinuga. Täna Jumalat selle eest, et ta on sinuga. Ja see on ka üks asi, mis ma tahan igale kristlasele nii-öelda panna südame peale, et tuleta enesele meelde seda, et Jumal on sinuga. Ja see on see, mis sind teeb ka kindlaks, et sa ei karda, sa ei ole hirmu all, ka isegi siis, kui sa oled keerukates situatsioonides, sest Jumal hoolitseb sinu eest. Tema täidab kõik sinu vajadused külluslikult ja tema on hea igal päeval.